ja tere! Ja ongi käes 29. august, kell on 4:30 varahommikul. Stardin siit saunast, lähen võtan Haapsalust Karli peale, siis Ristilt Toomase ja siis paneme Navisse sisse Montenegro, vaatame palju meil sõita on. Ja praegu on 11 kraadi õues, tundub udune. Eks hakkame vaikselt minema. Külm on, uni oli kehv. Aga minema peab. No nii. Põhimõtteliselt esimene peatus. Tegelikult teine. Slotid juba siin silme all ja esimene paagitäis otsas. Peaaegu 700 kilti sõidetud. Õues 31 kraadi. Auto tangitud, kiire piss tehtud. Poistel väike heine. Ja siis paneme, täna äkki jõuame 600 kilti veel sõita või isegi rohkem. Õues väga soe, 31 kraadi. Muru on kõrbend siin Poolas. Siin pole ammu vihma tulnud vist. No, eks ma söön ka oma võileiva ära ja siis lähme edasi. Järgmine väike pissipaus. Mingi 1200 kilti sõidetud ja peaks öömaja vaikselt vaatama hakkama. Umbes 3 tundi öömajani veel. Vaatab, kus pärast näitame, kuhu me maandume. Jõudsime Tšehhisse Kalba meri näppamale. Varsti jääme Brno lähedal asuvasse hotelli magama. Aga teil homseks tankimine, klaas puhtaks. Siis on hea homme alustada. Kerget 1100 kilomeetrit sõita homme. Jah, homme on palju vähem. Ainult 1100. Oleme jõudnud Tšehhi hotelli, kus soovid see linnas või külas või mis iganes. Ja teen teile hotelli väikse tiiru. Selline tuba. 3 eraldi voodit. Kahjuks võiks kõik koos olla. Pärast lükkame kokku, jah. Lame ekraan. Fancy. Peegel. Siia võib veel näidata. Need asjad siin tooskad kuluvad kõik ära veel täna. Ossime paar õlut kaasa, paar pakki krõpsu. Varsti magame ära. Homseks jääb 1100 kilti umbes. Ja tere hommikust. 30. august peaks olema reede. Ärkame Tšehhis. Siuke täitsa ilus koht. Hotelli ees on siuke tänav kohe. Elu juba käib, õues on 23 kraadi hommikul juba. Täna jääb siis sõita umbes 1000 kilti veel. See oli siis meie hotell, uni oli hea. Hotell Arkada. 30 eurot nägu, hommikusöök on sees. No nii, hotellis väike hommikusöök. Kõik mis vaja. Saab hinge alla. Siis jätkame sõitu. Kohvi, saiad, müslid, värgid, magusad saiad. Mul muidugi siin enam palju järgi pole.
Teel Montenegrosse peame sõitma läbi 7 erineva riigi: Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Austria, Sloveenia ja Horvaatia. Logistika on seekord pisut omapärane. Meie 3 lähme autoga ja kõikide pagasitega juba varem teele ning teised lendavad meile Riia lennujaamast järgi. Kokku on meid seekord 12-pealine kari. Ja jõudsimegi Austriasse, ostsime 1 päeva vinjeti 8 eurot. Ja sõidame nüüd Viini poole. Autosõiduga on lood lihtsad. Sõidame palju jaksame ja siis otsime omale mingi pesa. Ega muu polegi oluline, kui et peame jõudma laupäeva hommikul kell 10 Tivati lennujaama. Hotellid lähevad keskeltläbi maksma 30 eurot näkku ning teetasud kõiguvad. Tšehhis 13 eurot, Austria plus Sloveenia 27 eurot ja Horvaatias juba läheb ligi 40 eurot kokku. Mida lähemale sihtkohale jõuame, seda ilusamaks ja nauditavamaks meie autosõit muutub. Horvaatia rannik Dubrovniku kandis on juba eriti maaliline. Kahjuks jõuab pimedus kätte ning viimase osa Horvaatiast Montenegrosse peame sõitma pimedas. Tere tulemast Montenegrosse. Meie esimene hommik Montenegros, eile õhtu jõudsime pimedas kohale mingi kell 11. Ja meri paistab juba, väiksed määnukid, paar palmi. Käigu pealt leidsime sellise hotellitoa, täitsa liks ja viisakas. Hommikusööki pakutakse ja vannitubagi päris hea. Pesemiseks ruumi kõvasti, muudeks asjadeks ka. Siin magasime siis konditsioneer, suur telekas, värksärgid, kõik hästi. Ja meie esimene hommikusöök siin Montenegros. Pakutakse muna, vorsti, võileivamaterjali, klõbinaid, värkisärke. Kõiki head. Väljas käib siuke möll siis. Autod uhavad. Meie buss paistab seal eemal. Pepu paistab. Tänane plaan on siis selline, et sööme siin kõhu täis ja siis on meil umbes tunnine tee Tivati lennujaama, kus kell 10 maanduvad meie teised reisukaaslased. Ja lähme neile vastu, korjame nad peale ja lähme vaatame Tivati linna natukene. Kõigest 13 800 ruutkilomeetrise pindala ning 620 000 elanikuga Montenegro on Balkani poolsaarel Aadria mere ääres asuv väike riik. Nimi Montenegro tuleb itaalia keelest ja tähendab musta mäge. Selle nime andsid maale omal ajal Veneetsiast pärit vallutajad. Naabriteks on Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Kosovo ja Albaania ning iseseisvuse saavutas Montenegro aastal 2006.
rahaühikuna on siin käibel euro. Suurim linn on pealinn Podgorica, kus elab 160 000 elanikku. Nagu nimigi ütleb, on valdav osa riigist mägine. Kõrgem tipp on 2522 meetrit merepinnast ja siin maal asub ka Euroopa sügavaim kanjon. Siin meie jaoks soojal maal on isegi mitu töötavat suusakeskust ning huvitaval kombel asub Montenegros ka Euroopa sademete rohkem koht. Juba selle lühikokkuvõtte põhjal võib öelda, et looduslikku ilu ja vaatamisväärsusi siin maal jagub, eriti meiesuguste läänemaalaste jaoks. Tere Kuta! Oi, tasa! Tere Kuta! Tere Kris! Patsu! No nii. Kuta, kuidas lend läks? Me tegime Kutaga koos pilti sinna gruppi, Kutaga panime. Jaa. No? Oota, Tiitsu, me tuleme sisse siit. Matilda eest ära! Kõigepealt peame tegema umbes 3-4 tundi aega parajaks. Hotelli check-in algab alles kell 3 päeval. Otsustasime lennujaamast sõita paari kilomeetri kaugusele Tivati linna ja jalutada seal asuval promenaadil. Tivati linn asub Kotori lahe ääres ning siin elab umbes 10 000 elanikku. Siin asub luksusjahtide sadam Porto Montenegro. Suviti on Tivat populaarne turismi sihtkoht. Tivati promenaad. No tere, Gustav! Kas sina tellisid, tulime siia restorani sööma Tivati linnas, mis sina tellisid omale? Mida sa jood? See on Pepsi. Kas jääkuubikute ja sidruniga? Kas on kange ka natuke? Väga hea või? Näita pöialt siis. Mõned head tunnid möödas ja kõhud täis, lähme sõidame Tivatist 25 kilomeetrit eemale Pečitsi linna, kus asub meie kõik hinnas hotell nädalaks ajaks. Tegemist on 4-tärni hotelliga, mis asub kohe mere ääres ja Budva linnast kõigest paari kilomeetri kaugusel. Ja lõpuks jõudsime oma hotelli kohale. Selline ruum meie perele. Vannituba on päris uhke. Siin magab Gustav. Tiltsu, näita, kus sinu voodi on. Näeme, teeme kutaplahvid ka. No aitäh. Petu. Selline tuba. Kris, kas teil on samasugune tuba? Jah. Kus? Minu krapsuba.